Tere armsad inimesed, tänan, et saite tulla. Kena. Oleme kogunenud siis siia, et rääkida natukene inimesele olulistest asjadest. Üks kõige olulisem asi inimese elus, et siin maa peal hästi hakkama saada ja tunda ennast mõnusalt ja rõõmustada. Üks kõige olulisem asi on selleks tervis. Inimesed on selle ära unustanud. Nad mõtlevad, et neil tervis on antud sünnist saati ja nii see on. Ja mõtlevad, et nad ei pea selle jaoks mitte midagi tegema, et see tervis püsiks. Sest meile räägitakse nii. Meil ei õpetata, kuidas tervist hoida, kuidas kasutada oma keha siin maa peal, et ta saaks olla täisväärtuslik, et luua need tingimused, millest ta üldse on võimeline olema täisväärtuslik. Seetõttu tahan teile rääkida lühidalt loo, kuidas on see võimalik. Olen siia, kõigepealt tutvustan ennast, minu nimi on Veiko Lutsu ja tegelen selle teadliku tervise info andmise ja enda peal rakendamisega juba 5 aastat. Olen saavutanud päris palju tulemusi, aga nendest tulemustest hiljem. Eelkõige tähtis informatsioon. Ja lühidalt, mis see tervis siis on? Tervis on meie hetkeseisund. Mõni inimene võib tervise kohta öelda isegi siis, kui ta pole päris terve enam, võib ikkagi öelda, et ma olen terve. See juhtub tavaliselt siis, kui inimesel puudub arusaam tervisest, mis see tervis on. Aga ma räägin siin praegult bioloogilise keha tervislikkuse võimalikkusest või tervise võimalikkusest või täiuslikust tervisest, kuidas seda saavutada ja tahan rahustada kõiki inimesi maailmas, et see on absoluutselt võimalik igal inimesel. Isegi kui enam tervis ei ole kodus, ikka on võimalik. Kui on tahtmine olemas, olla terve, elada kaua, mitte vananeda, olla nooruslik ja rakendada täiuslikku potentsiaali, mis inimestele on antud, siis peab seda tegema ja peab seda teadma. Alustame siis sellest kõigepealt võib-olla, kes see inimene on, inimese bioloogiline keha. Me oleme kõik ühte moodi tegelikult. Me oleme kõik inimesed, joonistan siia ühe kuvandi inimesest, nii nagu lasteaias esimest korda õpetati inimest joonistama, siis me inimesed kõik koosneme millestki, vaatame enda sisse. Ja kui me lähme enda sisse vaatama, siis me näeme, et me koosneme kõik 12 süsteemist. 12 süsteemi, need koostöös kõik töötavad meie inimkeha täiuslikkuse heaks. Nii. Ja süsteemid koosnevad omakorda organitest. Ma joonistan see südame väga oluline, enamus inimesed teavad seda. Ja vaatame siis, millest koosnevad organid. Organid koosnevad siis meil koest. Koest ja kude koosneb siis järjekordselt rakkudest. Inimesed kui sellised on triljonite rakkudega olendid, kes kompleksselt koos suudavad viia ellu ühtset tahet. Triljonit rakud, kes kõik koos töös annavad meile selle võimaluse. Siis teadki seda, et üheski inimkehas üldjoontes pole rakke, mis oleks üle 7 aasta vanad. See tähendab seda, et inimesed uuenevad 7 aastaga täiuslikult, täielikult. Ja see kõik, mis homme ringi jookseb ja räägib, on selle tulemus, mida teed sa täna. Kui sa hakkad täna tegema õigeid asju iseenda kehaga, hakkab kõik muutuma, kõik taastub, rakud taastuvad, organid taastuvad, taastuvad poed ja taastuvad süsteemid. Nii et haigustest kui sellistest, mis on arstid suurel hulgal välja mõelnud, ei jää järgi jälgigi. Kukub kokku kogu meditsiinitööstus ja farmaatsia. Inimestel on vaja loodust, kuid loodusele pole vaja inimest. Nii see tegelikult on. Kuid vaadakem ümber enda, inimesed paljud on looduse unustanud. Kooskõla loodusega on unustatud. Seepärast ongi vajalik, et te võtate see 10-15 minutit ja kuulate selle loo lõpuni ja teete järeldused, mida teha iseendaga. Sest kui te tahate, et muutuks maailm teie ümber, siis tuleb alustada muutustega ja tuleb alustada muutustega iseendast.
muutes iseennast, muudate tervet maailma. Mina olen seda juba teinud ja teen edaspidigi. Sama soovin kõikidele teistele inimestele, võtke mõistus pähe ja hakake looduse jaoks ja enda jaoks tegutsema. Inimese kompleksne valem ja kõik meie elus sõltub sellest siis, mismoodi elavad meie rakud. Sest elu algab rakkudest, saavad kokku seemnerakk ja munarakk. Munarakk viljastub seemnerakust ja hakkab elu loomine peale. Kõik see teadmine, kuidas elu luua, on olemas rakkudes, nii-öelda meie geneetilises koodis või DNA-s, kuidas seda inimesed tahavad imetada. Ja rakud teevad seda iseseisvalt. Paljunevad, uuenevad, sünnivad, surevad. See on nende eluprotsess. Ja juba 1904 aasta oli siuke doktor Karel, kes tõestas ära, et kui rakkudele luua ideaalne paljunemiskeskkond ja seda keskkonda toita piisavalt õigete ainetega, siis rakud võivad paljuneda loendamatu arv kordi. Kuskil pole piiri, et võt üks rakk võib paljuneda nii mitu korda ja teine rakk nii mitu korda. Seda piiri ei ole olemas. See kõik sõltub sellest, millest rakud toituvad. Panen kohe siia kirja ka. Toit rakkude jaoks ja jook. Ehk vesi. 2 peamist asja, mis rakkudel on vaja. Ja 3. asi muidugi meeldiv keskkond rakkude ümber. Need on kõik kõige olulisemad asjad, et rakud saaks ideaalselt oma tööd teha. Ja meie inimestena, ütleme, see rakukoom, kes me siin ringi kõnnime ja mõtleme, saame oma mõtete ja tegudega luua rakkudele ideaalsed tingimused. 5 aasta pärast saate mind tänada, kes selle tee täna enda jalga alla võtab. 5 aasta pärast, 7 aasta pärast saate mind tänada. Te olete täiesti terve, te olete õnnelik, te olete rõõmus ja te võite elada lõputult, kui te vaid tahate. Nii, aga peamised asjad siis, mida rakk vajab? Toit, jook, joogiks siis vesi. Läheme kohe toidu kallale. Inimesed on jälle segaduses, mis asi on see toit. Siis rakkude jaoks on toit aminohapped. Ma kirjutan kohe numbri ülesse siin. 22 aminohapet, 15 mineraali, 12 vitamiini, 3 gruppi fermente, 7 gruppi fermente ja 3 rasvhapet. See on tegelikult ainus, mida rakk vajab. Siis need on sellised algained, millest ehitatakse kõik meie elustruktuurid meie sees. Kui nendest üks on puudu või mõni on puudu, siis see ehitamine ei saa olema täiuslik. Ja kannatavad rakud. Kui kannatab teatud arv rakke, siis kannatavad poed. Kui on juba suur osa pudesid kannatanud, kannatavad organid ja siis lõpuks organisüsteemid. Siin piirkonnas tulevad mängu arstid, kes on välja õppinud siis maha suruma sümptomeid, ehk siis haiguseid või kontrollima teiste inimeste haiguseid. Nad ei anna teile kunagi tervist. Nad pole selleks õppinud, nad pole selleks loodud, neil puudub tahe. Sest kui haiged saavad otsa, siis lõpeb otsa ka tööarstidel. Nii. Need on ained, millest rakud ehitatakse. Lühidalt, aminohapped on väiksed osakesed valgust, millest siis ehitatakse inimvalku. Mineraalid on need suurepärased töömehed, kes panevad aminohappetest kokku inimvalgu, ütleme niimoodi. Mineraalid on siis töömehed. Kui me võtame nüüd töömehed ja neile brigadiri ei pane või neile energiat ei anna ehk töökäsku ei anna, milleks on siis vitamiinid. Sõna vitamiin ise ütleb vitamiin elu mineraalidele. Nii et vitamiinid panevad mineraalid tööle. Kujutage ette nüüd sellest grupist üks element on puudu. Loomulikult sünnib ebatäius. Loomulikult ei saa kõik rakkud olla täiuslikud siis, kui midagi on puudu. Nii et inimesena te peaksite hoolitsema selle eest või mõtlema pidevalt selle peale, et kõik need vajalikud ained satuks teie kehasse õigeaegselt ja koos. Täpselt samamoodi fermendid ja rasvhapped. Rasvhapped on meie immuunsus. Siin ei ole ühtegi asja, mida saaks välja jätta. Nii, lähme edasi.
Teiseks tähtis asi, kui see toit on kõik nii tähtis ja oluline, et meie rakkusid ehitada ja rakud saaks ideaalselt kasvada ideaalses keskkonnas, siis selle kasvamise keskkonnas tekivad raku tasandil ka mürgid. Ehk jääkained, ütleme niimoodi, pehmemalt. Need jääkained oma organismist ära koristada, sest jääkainetest, nagu te teate, ei ole võimalik ehitada järele jäänud tsemendist ideaalset kvaliteetset maja. Täpselt samamoodi on ka toitainetega raku jaoks. Läheme edasi. Selleks, et saaks toit rakku, selleks on meil vaja bioloogiliselt omastatavat vett. Bioloogiliselt omastatav vesi. Kõik me oleme kuulnud vee imepärastest omadustest, aga millegipärast ühiskond joob kõike midagi muud. Kohvi, teed, kompotti, ei hakkagi nimetama. Inimene on ainus rumal elusolend siin maa peal 96 000 erinevast liigist, kes joob midagi veel peale vee. Ainult kõige asi selleks on vesi. Ja veel peavad olema kindlad teatud omadused ja seda meie raku jaoks. Silmaga jälle neid ei näe, ma toon need kiiremad asjad siit välja. Veel peavad olema sellised omadused, nagu peab olema hea struktuur. Struktuur on sisuliselt infokandja. Struktuur näitab, milline info on sellel veel, mida inimene siis alla neelab. Põhimõte väga lihtne. Ütled hästi, kandub see hea informatsioon kõik sulle üle. Ütled halvasti, täpselt samamoodi. Sellega on lihtne. Selle kohta on palju informatsiooni internetis ka. Teine asi, mis on oluline, on ORP ehk oksudatsiooni reprodutsiooni potentsiaal. See on vee võime kas meid hävitada või meid elule aidata. Oksudatsioon on hävitamine, reprodutsioon on siis taastamine. Ja see on muinasjutt või ütleme õige jutt elus ja surnud veest. Elusat vett tähistame me miinusmärgiga, surnud vett plussmärgiga. Kõiksugused veed, mida me saame kraanist, pudelist, allikalt, ükstapuha kust kohast mida saame, need enamus veed on surnud veed. Nad on oma laengu ehk eluenergia juba kuskil ära andnud. Sest ainuüks õhk ise oksudeerib vett, võtab selle laengu veelt ära. Nii et see on üks tähtsamaid elemente üldse vee juures, millele inimene liigselt vähe tähelepanu pöörab. Sellest teada saades soovitan kõigile soojalt hakata jooma ainult elusat vett, sest elus vesi suudab anda inimesele selle eluenergia, et rakk saaks olla pidevalt heas konditsioonis, heas keskkonnas, areneda talle väärikal moel. Nii, elus surnud vesi. Ja kolmas näitaja on alusappe tasakaal. Vesi, mida me sisse joome, peab olema selline, nagu on enamus meie keha vedelikud. Sest inimene kui selline, suures laastus ongi vesi. Täiskasvanud inimene 70% vesi. See tähendab, Olga Putapova ütleb siin kohapeal väga ilusti veel, et vesi on inimene on kui hingestatud vesi. Vesi, millel on antud hing ja mis kõnnib ringi. Ja nii ta ongi. Seetõttu on vaja jälgida ka alusappe tasakaalu, sest me oleme elusorganism ja meie kehavedelikud on alusised. Seega me ei tohi enda sisse panna hapestavaid asju. Kui me joome happelist vett, happelisi muid vedelikke, kohvi, tee, mahlad, kõik ained, kõik joogid, millele on lisatud suhkurt, üldiselt inimene ja tööstus kui selline hapestab kõiki asju selleks, et asjad säiliksid kauem, näeksid nägusamad välja. Aga inimesele kui sellisele olendile pole seda vaja. Inimesele oma elusat vett ja alusappelise tasakaaluga, kõik kehavedelikud inimese sees on aluselised ja juba aastal 1931 siuke teadlane nagu doktor, biokeemik, sakslane Otto Warburg tõestas ära kogu maailmale, sai sellest Nobeli preemia. Ta tõestas ära nimelt seda, et alusises keskkonnas inimorganismis ei saa areneda ükski vähirakk.
just nimelt ei saa areneda, pole võimalik. Ta on selle eest Nobeli preemia saanud ja seda võiks uurida. Mis siis, et meditsiin seda otseselt ei kasuta, see on, nende jaoks on haigused äri, inimese tervis pole nende jaoks äri, nii et sellele tuleks inimestel endal tähelepanu pöörata, mitte joosta nende andmetega mööda arste ja küsida, mida arstid teavad. Tuleb uurida ise interneti avalustest, vaadata, uurida, loogiliselt mõelda. Inimese vedelikud sees on kõik sihukesel skaalal 0–14 mõõdetakse alushappe tasakaalu, siis 0 on ülim happe, 14 on ülim alus, 7 on neutraalne tsoon. Meie keha vedelikud on 7,43 kuni 7,55. See on kõige ideaalsem keskkond meie rakkude arenguks. Nagu ma ennist ütlesin, me peame hoolitsema selle keskkonna eest, milles meie rakud sünnivad, surevad. See ongi kõige tähtsam. Kui me kasutame raskeid asju, näiteks valge suhkur, valge rafineeritud jahu, äädikas, mida iganes inimene suudab välja mõelda, kallame seda enda sisse, selle alushappe tasakaal on 2,5 ja siit natuke ülesse poole. Kohvi, vein, 4 näiteks. Ja päevast päeva inimene hävitab ennast, siis väga hea oleks vahelduseks võtta kätte, tasakaalustada enda organismi alushappe tasakaalu alusilise veega. Me räägime praegu bioloogiliselt omastatavast veest. Ja tuua ennast surmasoonist tagasi elutsooni. Elutsooni, kus meie rakud paljunevad kõige paremini. See on teine punkt. Vee kohta võib rääkida lõputult. Ma võin paar päeva teile rääkida sellest, kui oluline on juua õigete omadustega vett inimese jaoks. Ja see on kõik enda inimese hüvanguks. Järgmine asi, millest inimestel puudub arusaam, on see, et me oleme elavad inimesed ja meie sees käib ka elu. Meil on teine mikromaailm meie sees. Need on siis viirused, bakterid, parasiidid ja seened.